Ja tere jälle. Seekord esindan EKIT, mitte Tartu Ülikooli. Ja üks anonüümne töörühm, kuhu kuulen mina ja Sirli ja veel paljud inimesed siit ruumist. Panin jälle enda arvates kutsuva pealkirja, et kõik tahaksid tulla seda kuulama. Nii, see uurimus on tehtud Eesti Keele Instituudi teadusprojekti raames ja räägin, mida ja miks me teeme selle teadusprojekti registrite töörühmas. Keskendun suurtele keelemudelitele, kuigi pealkirjas olid ka korpused, siis korpusele mahtus siia ettekandesse üks slaid. Ja lahtiütlus disclaimer või siis tsitaatsõnana disclaimer, et see uurimus on tehtud sõnaraamatute hõlbustamiseks, aga me praegu alles katsetame. Nii et erinevalt päeva esimesest poolest ma ei räägi teile, et me teeme võssi praegu niimoodi, vaid ma räägin hoopis sellest, et me katsetame, kuidas saaks hõlbustada. Ja ka üks kuvatõmmis ühendsõnastikust, kus on näha, et disclaimer mugandatud kujul on märgitud kõnekeelseks, aga tema sünonüümid, mul on ka need. Tema sünonüümid lahtiütlus ja tsitaatsõna on ilma märgendita neutraalsed sõnad. Võib muidugi küsida, et aga miks neid keelemudeleid üldse uurida, need on ju kasutud ja mõttetud eesti keelega, aga Gilles Maurice on 2 aastat tagasi juba öelnud, et kõige parem viis hinnata, kas ChatGPT-st on kuskil valdkonnas üldse kasu, on talle päriselt võimalus anda ja seda me oma teadusprojektis ka teeme. Aga me ei räägi rakendusega ChatGPT, vaid me suhtleme API kaudu otse mudelitega ja mitte ainult OpenAI omaga. Nii, aga me valisime sõnaraamatu märgendit üheks töörühmaks sellepärast, et uue õssi jaoks vaadatakse muu hulgas palju kõikide teiste ülesannete hulgas vaadatakse ka märgenditega sõnad üle. Et varem ei ole niimoodi võetud ette kõik lastekeelsed sõnad ja need üle vaadatud, kõik kõnekeelsed sõnad ja need üle vaadatud ja neid keeleandmete põhjal üle analüüsitud. Küll aga on märgendite lisamine või nende eemaldamine leksikograafi peaaegu igapäevane töö. Võib isegi öelda, et igapäevane töö, välja arvatud puhkepäevad. Ja on olnud keerukas otsustada, kas sellele sõnale nüüd peaks selle kõnekeelse sildi jätma või ei peaks seda tegema. Et kuidas nüüd siis otsustada, et minu keeletunnetus ütleb midagi, aga näiteks Kristina keeletunnetus ütleb hoopis midagi muud, Maria oma hoopis midagi kolmandat, et mida nüüd teha. Samas ei saa sõnaraamatust märgendeid ära jätta, sest kogu sõnavara ei ole ühteviisi neutraalne. Ja ühtlasi on ka nõudlust, nagu tuli välja meie sõnaveebi kasutajauuringust, kus taheti märgendeid veel rohkem, et teaks, millisesse registrisse täpselt see sõna kuulub. Ja samuti soovivad keeleõppijad teada, kas nad saavad neutraalses kõnes kasutada mingit sõna või mitte. Aga meie ei keskendu siin töörühmas keeleõppijate vajadustele, vaid emakeelsetele kõnelejatele. Tõin siia valiku märgendeid, et missuguseid üldse näiteks on, see ei ole ammendav, neid on olnud rohkem ja teiste keelte sõnaraamatutes on neid ka teistsuguseid. Näiteks registrit märkivad, nagu juba mainitud kõnekeelne, on ka märgitud eriala, kasutussagedust, aega, stiili, suhtumist ja palju muud. Meie, nagu pealkirjast juba teada saime, keskendusime kõnekeelele, et näiteks mill või siis miljon, et kuhugi kasutusjuhendisse või lepingusse ei pane, et mina laenan Kristinalt 1000 milli või 100 milli. No vot, et kui mina laenaksin ja siis mitte Kristinalt, vaid Marialt, siis ma paneksin sinna, et ma laenan 100 miljonit. Aga siis on näiteks selliseid sõnu nagu aastanumber ja aastaarv. Aastanumber on märgendatud kõnekeelseks, sest on inimesi, kes eristavad numbrit ja arvu, et arv tähistab
ühte asja ja number tähistab teist asja. Näiteks 0 kuni 9 on numbrid ja arv on näiteks 10. Nii, aga mitte kõik ei tee sellist eristust, et kui ta kuuleb sõna aastanumber, siis ta ei pea seda kohe kõnekeelseks. Aga sealjuures sõnaraamatu koostaja peab ikkagi konkreetse otsuse tegema, kas ta nüüd paneb selle märgendi sinna või ta ei pane seda. Ja siin jällegi tsitaat ühelt varasemal ajal kuulsamalt, võib-olla praeguseks mitte nii kuulsat leksikograafilt, kes ütles, et iga sõnaraamatu koostaja teab neid piinarikkaid valikuid, kui otsustamiseks pole aega ja ainus mõistlik lahendus aastaid uurida ei ole võimalik. Keeleteadlased võivad uurida ühte sõna mitu aastat. Meie näiteks oleme Koheseltiga juba tegelenud pool aastat vist ja tegeleme edasi. Me saame seda endale lubada. Samal ajal kui sõnaraamatus õss ilmub aasta lõpus, on vaja teha otsus ära koheselt. Kas siis nüüd kohe aega on või siis koheselt täna. Nii. Ja miks me valisime kõnekeele ja seda just nimelt sõnaraamatu praktilise töö kaalutlusel. Et on ka näiteks äärmuslikumaid sõnu nagu vulgaarsed või lastekeelsed. Et kui kõnekeelsed on sellised piiripealsed, et ta võib olla väga kõnekeelne, aga ta ei pruugi kõigile olla. On erinevat sorti kõnekeelseid sõnu või siis mitte kõnekeelseid. Et näiteks pasarahe või notsu, et seal ei teki küsimust, et kas ma kirjutaks ajalehe artiklis. Võib-olla notsu kuskil kontekstis kirjutaks. Aga siis on jälle võrdluseks need mill, jälle küsimärgiga see aastanumber, küsimärgiga kirvereegel, mis on õssis praegu kõnekeelseks märgendatud. Et kas kirvereegel ei saa esineda kuskil täiesti neutraalses ajalehe artiklis, et kas ta kohe on markeeritud ja väljendab kuidagi mitte neutraalset väljendust. Ja kõnekeel ongi registrina piiripealsem ja subjektiivsem, ent märgendusi otsuseid tuleb teha. Ja kui me oleks tahtnud ainult keelemudeleid hinnata, siis oleksid äärmuslikumad sõnad olnud palju lihtsam valik, et anname ette vulgaarsed sõnad ja vaatame, kas nad tuvastavad ära, et need on vulgaarsed. Aga meie tahtsime võimaluse korral kohe saada praktilist kasu ka kõnekeelseks märgendatud sõnadega. Siis me uurisime, et kuidas teised küll seda lahendanud on, aga kuna ma vaatan, et ma olen juba rääkinud kauem, kui ma plaanisin selleks hetkeks, siis lühidalt kokkuvõttes teised ei ole sama ülesannet lahendanud nii suures mahus ega liiati mitte eesti keele peal. Nii et me pidime ise välja mõtlema, kuidas me oma ülesannet lahendama hakkame. Mis viib meid eelmisesse aastasse, kui me tahtsime teada, kas keelemudelitega on eesti keelega üldse mingisugust kasu. Et eesti keel ei ole piiratud ressurssidega keel, meil on meie suur keelekorpus ja muid andmeid, aga samas on eesti keel kindlasti alaesindatud võrreldes inglise keelega, mida on igas keelemudelis palju. Esimeseks katseks me tahtsime teada, et kas erinevad keelemudelid oskavad öelda, missugustes tekstides eesti sõnad esinevad. Ja kuna me ei teadnud keelemudelite võimekust, me ei pääse nende andmetele ligi, siis me tegime kõrvale ka korpusanalüüsi. Vaatasime nimelt žanreid ja teemasid, kus sõnad sagedamini esinevad ja kas nad on seal tüüpilised või mitte. Ja ühtlasi neid žanreid ja teemasid ei olnud veel kasutatud süsteemselt märgendite üle otsustamiseks. Seega me proovisime töötada välja ka orientiiri. Eelmisel aastal me vaatasime neid 4 mudelit ja ütlesime, et ta on eesti keele sõnaraamatu koostaja ja et ta ütleks meile, millistes tekstides seda konkreetset sõna kasutatakse ning instrueerisime, et kui ta ei tea, siis ta ütleks, et ta ei tea. Nende 2 GPT peale tuli informatiivsuse protsendiks 81, ehk siis 81% juhtudest me saime määrata, et missuguses tekstis või missugune märgend lisada, et kas panna kõnekeelne või panna midagi muud. Sealjuures GPT-4 hallutsineeris ehk siis enesekindlalt väitis, et on nii, aga meie emakeele kõnelejatena ei leidnud, et see nii oleks. Ja GPT-4o oli siis otsekohesem ja ütles, et tema ei tea.
ja see suhestus ka sõna esinemissagedusega korpuses, et harvade sõnade kohta GPT-4o teadis vähem infot. Ja Claude'i ja Gemini me jätsime kõrvale, sest nad andsid selgelt halbu tulemusi. Ja me järeldasime siit, et tasub küll keelemudeleid edasi katsetada eesti keele ülesannetega. Ja see üks slaid korpuse kohta. Korpuse informatiivsus nende samade sõnade puhul tuli, suurusjärk oli samasugune, 82,5%. Et näiteks informatiivne oli sellise sõnaga nagu fanatt, et ta esines enamasti ja tüüpiliselt blogides ja foorumites, mis on sellised informaalsemad tekstitüübid, aga siis perioodikas ta ei esinenud üldse sagedasti ja ta ei olnud seal tüüpiline. Ehk siis fanati puhul oli asi selge. Aga Oskar tähenduses siga on keelekasutuses ise väga mitte levinud ja ühtlasi ta kattub mehe nimega Oskar, nii et korpusest oli väga raske või võimatu leida seda seatähendust. Korpusorientiiriks me oma andmete põhjal leidsime, et kui sõna esineb 36% või rohkem blogides ja foorumites, siis võib hakata kahtlustama, et äkki see sõna on natukene kõnekeelsem. Aga seda orientiiri ei saa arvestada mitte midagi muud arvestamata, et see ongi vihje, et sa võid hakata kahtlustama, aga peab muid andmeid juurde vaatama. Ja nüüd mul on 8,5 minutit, et rääkida, mis me sellel aastal oleme teinud. Nii. Jaanuaris me võtsime erinevad keelemudelite versioonid, valisime välja spetsiaalselt 30 järgmise ossi sõna ja katsetasime, mõtlesime välja prompti, täiustasime eelmise aasta oma ja katsetasime seda. Nii. Ma ei räägi sellest täpsemalt, mida ja kuidas, aga jaanuari lõpuks me valisime välja GPT-4o, Gemini 1.5 Pro ja Claude 3.5 Sonne. Llama jäi kõrvale, sest eesti keelega ta ei saa üldse arvestatavalt hakkama ja DeepSeek on Hiina toode. Nii et seda me ei kasuta. Ja veebruaris me võtsime veebruari lõpuseisuga 1330 ossi sõna, millel siis tol hetkel ossi veergudel oli mingi tähendus kõnekeelne. Ja me valisime sellise valimisõnu, sest me tahtsime loodetavasti kaasa aidata ossi koostajate tööle. Just nende kõnekeelsete sõnade ülevaatamisel. Siin me ütlesime jälle, et mudel on sõnaraamatu koostaja ja andsime talle ka ülesande, et ta peab otsustama, kas sõnale või väljendile on vaja märgendit või kas on vaja. Prompt. Kõigepealt me täiustasime eelmise aasta küsimust tähendusega, lisamisega, et sõna konkreetses tähenduses ja andsime talle valida, kas see esineb pigem informaalsetes või pigem neutraalsetes ja formaalsetes. Siin me tegime sellise eristuse, sest me keskendusime sellele informaalsele ja et see, kas sõna on rohkem neutraalsetes või formaalsetes, et selle me panime ühte kokku. Ja jällegi me ütlesime, et kui ta ei tea, siis öelgu, et ta ei tea. Andsime ette mõned tekstid, mis on informaalsed, palusime põhjendada ja ütlesime, et lähtu enda treeningandmetest, sest me tahtsime teada, mis tema sees on. Nüüd, väga paljudele sõnadele, nende puhul ütlesid kõik kolm, nüüd ma saan aru, et ma ei maininud millised, mainisin küll, kõik kolm ütlesid, et kasutatakse pigem informaalsetes tekstides. Aga ligi kolmandiku sõnade puhul vastused erinesid. Ja nüüd märtsis me võtsimegi just need erinevate vastustega sõnad, et välja töötada keelemudelitele võrdlusandmestik ja ühtlasi vaadata, et missugused sõnad need olid, siis mille puhul vastused erinesid. No näiteks mitte ükski keelemudelitest ei leidnud, et võpsikut või vaevumat kasutatakse informaalsetes tekstides. Üks keelemudel 3 leidis, et disklahvi või flaierit kasutatakse, 2-3, et kainer ja tiil on pigem informaalsetes tekstides ja võrdluseks tõin ka, et näiteks kits tähenduses pealekaebaja või siis parkima selles tähenduses, et kõik 3 leidsid, et need on informaalsetes tekstides.
Nüüd kõik meie 9 töörühma liiget hindasid selleks võrdlusandmestiku väljatöötamiseks, kõik hindasid siis neid sõnu ja pidid valima, kas nad lisaksid sellele kõnekeelse märgendi või mitte. See oli jah-ei küsimus. Nad ei näinud keelemudelite vastuseid ja nad said kasutada korpust. Välja tuli see, et 61%, peaaegu 62% töörühma liikmed ei paneks just kõnekeelsuse märgendit, küll aga võib-olla paneks mingi muu märgendi mõnele sõnale. Ja 38%-le nad paneksid just selle kõnekeelse sildi. Ja tabelis on näha kattuvus töörühma liikmete hinnanguga, et kõige paremat tulemuse andis GPT-4o. Ja jaanuari testides andis GPT-4o ka sarnases suurusjärgus tulemuse. Ehk siis äkki see GPT-4o ongi meil sellise ülesande jaoks kõige etem. Ja kui vaadata nüüd seda protsenti 61,4, et kas see on üldse piisavalt hea, et keelemudelit ühe allikana kasutada neid märgendite töös, et äkki see on liiga madal. Ja selleks Elleri tegi ühe testi ja leidis, et keelemudelite vastused on statistiliselt oluliselt palju paremad kui näiteks suvaliselt tahmides on saadud vastused. Ehk siis jah, on küll mõtet keelemudelit kasutada selles töös. Ja seda andmestikku on võimalik kasutada siis ka uute mudeliversioonide hindamiseks. Nüüd selleks, et näidata, milliseid kõhklusi tekib märgendite töös, ma tõin mõned näited sellest hindamisest. Et näiteks oli valikus selline sõna nagu porken, mis tähendab porgandit. Et töörühma liige oli leidnud, et ta ei paneks kõnekeelset, vaid pigem mingi stiilitundliku vanamoodsa märgendi. Ja seda oligi kommentaarides väga palju, just sellist varianti, nagu siin noorsandi puhul on näha. Siis mõne sõna puhul ei saanud keelekorpusest abi, sest liiga polüseemsed sõnad. Siis näiteks kriimsilm oli värvikas, aga töörühma liige ei teadnud, kas ta sellepärast just kõnekeelne on. Ja muidugi olid ka sellised sõnad nagu soendama ja tahaplaanile, kus segas teadmine sellest, mis on õige. Ehk siis ei saanud objektiivselt hinnata, sest oli teadmine, et see on ju vale. Vaadates seda, kui palju aega mul järel on, ma väga lühidalt lähen sellest üle. Et kui ma nüüd vaatasin üle, et kõik need sõnad, mis meil seal olid, et missuguseid põhjuseid seni kõnekeelseks märgendamise taga olid. Näiteks kas-liide nagu süümekas, siis midagi oli lühendatud, nagu juba mainitud mill, siis oli midagi olemuselt paha, nagu porduelu. Aga samas olid ka sellised küsitavad, et näiteks kui midagi ei ole termin, et kas ta on sellepärast kohe kõnekeelne. Et sellest oli Margiti plenaarettekandes ka juttu. Ja selleks, et teada saada, kas sellest kõigest ikkagi on päriselt mingit kasu, me küsisime keelemudelitelt uuesti, sest nende vastused võivad muutuda. Nagu ka inimese hinnang võib muutuda, kui ta samu sõnu uuesti vaatab. Kõikidelt 3 keelemudelilt küsisime samade sõnade kohta sama prompti ja tahtsime teada, kui palju vastused erinevad ja kas see on statistiliselt oluline. Kõikide sõnadega tuli tulemuseks see, et vastused erinevad ainult 2% ja nende omavaheline erinevus ei ole statistiliselt oluline. Ja nende vähema sõnavalimiga, mis olid piiripealsed, nende puhul erinesid vastused 4–6% ja jällegi omavahelised erinevused ei olnud olulised. Järeldasime, et kui 2 leksikograafi kasutavad samade sõnade peal sama prompti, siis nad saavad vähemalt 94% tõenäosusega täpselt sama tulemuse. See on erinevus korpuse kasutamisest, kus andmed ei muutu, ühes versioonis ei muutu. Ja juhuvalimid tulevad kõigile täpselt samas järjekorras. Aga ka korpuses peab tõlgendaja tõlgendama neid keeleandmeid ja ta teeb seda oma teadmiste ja keeletunnetuse pinnalt. Ehk siis võib öelda, et pisikesed erinevused ja mitmekesisus on sellisesse töösse lihtsalt sisse kirjutatud.
Siin on üks näide keelemudelite vastuste muutumisest, et näiteks Claude vahetas oma arvamust sõnast kroku. Et kui ta esimene kord leidis, et ta ei suuda otsustada, kas see on pigem informaalsetes või pigem neutraalsetes kontekstides, sest tema treeninguandmetes ei ole piisavalt näiteid ja ta arvas, et ilmselt see on kõnekeelne lühend, siis teinekord oli ta väga enesekindel, et tegu on just pigem informaalsetes tekstides esineva sõnaga, sest kroku on täiesti kindlasti lühendatud sõna või lapsekeelne vorm ja et seda kasutatakse mitteametlikes olukordades. Ja aeg on otsas, aga mul on veel paar slaidi lõppsõnaks ka. Ehk siis sellel keelemudelitel on korpuse kasutamise ees puudusi, nagu see, et me ei saa nende algandmetele ligi, vastused muutuvad ja muud mõned väiksed probleemikesed. Siis need meie katsetused, nii minu töörühma kui ka Maria töörühma omad, on juba näidanud, et tegelikult on küll mõtet proovida keelemudeleid leksikograafias kasutada. Ja on palju sõnu, ehk siis nende tähendusi, mis ei ole mustvalgelt just kõnekeelsed. Ja meie oma töörühmas proovime luua leksikograafile tuge selle märgendi üle otsustamiseks, proovides seda otsustusprotsessi kiirendada ja süsteemsemaks muuta. Aga lõplik otsustaja on ikka endiselt leksikograaf, keeleekspert, mis on ühelt poolt eelis, ehk siis ta saab andmeid juurde vaadata ja samal ajal on see ka puudus, et mõjutama hakkavad eelteadmised, isiklik keeletunnetus, maitseasjad ja nii edasi. Nagu oli ka näha töörühma liikmete kommentaaridest, et ei suuda alati kõikide sõnade puhul objektiivselt võtta. Aga kõige lõpuks, tulles tagasi ka konverentsi teema juurde, siis sõnaraamatu märgend markeerib ja standardiseerib sõnatähenduse ära, seda eriti õssis, kuigi märgendeid on nii Eestis kui mujal igas sõnaraamatus tõlgendatud normatiivsena. Ja teiselt poolt saab sõna ehk selle tähenduse ära destandardiseerida, kui märgend ära jätta. Ent samal ajal, kui märgend ära jätta, siis see teiselt poolt ju ka standardiseerib siis seda tähendust. Siin on kirjandus, siin on suured keelemudelid ja võib öelda, et töö jätkub. Aitäh! Meil on nüüd 3 minutit ka küsimusteks. Nii, kas ja seal on? Aitäh! Seal, jah. Jah, aitäh! Mul tekkis selline küsimus, et kas te olete ka proovinud anda keelemudelile ligipääs korpusele endale? Mitte siis niimoodi, et terve korpus sisse sööta, vaid lasta keelemudelil kirjutada päring, mis siis saadetakse korpusesse ja korpusest tulevad tagasi siis tulemused, mida siis see keelemudel saab tõlgendada. Ja siis sealt edasi näiteks mingit teist korpust otsida ja nii edasi edasi. Jah, me oleme põhimõtteliselt võib öelda, et jah, me oleme seda arutanud ja need on meie esimesed katsetused, esimesed töötulemused, aga meil on edaspidi jah, plaanis prompti täiendada ja ka korpust rohkem integreerida. Kas on veel küsimusi? Ma küsin siis ise, et kas Liidia Riisbergi töörühma, registrite töörühma juhi käest sai nüüd ka see ära parandatud. Kas lootus, mis sai seatud alguses, et olla abiks õssi koostamisel, kas see lootus kandis vilja? Lootus püsib endiselt. Veel vilja pole kandnud. Ei saa öelda, et ei ole vilja kandnud, sest ka Margit on üks töörühma liige ja kui me neid sõnu hindasime ja üle vaatasime, siis me juba muutsime ka mõningaid märgendi otsuseid andmete põhjal. Nii. Aitäh, vaatasin, et veebis praegu küsimusi ei ole, et siis ongi kenasti ajas võime minna järgmise ettekande juurde. Aitäh, Liidia!